Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus peaks toimuma mul abilisega. Abiline siis Ivo Käsk, abikaplan. Teda ennast siin füüsiliselt ei ole, et ta läks tagasi Islandile, kus ta siis tegutseb. Ja tema siis jagab täna meile sõnumit. Sõnum siis lähtub ühest loost, mida ta ka siis jagab. Aga mul tuli meelde, et ma jagan mõned tervitused. Siin mõni päev tagasi käisin Sisekaitseakadeemias, seal nägin meie endist prefekti, kes mõned prefektid tagasi, Kristjan Jaanit, ja tema ütles, et tervita kõiki. Ma siis tervitan kõiki. Tema on siis Sisekaitseakadeemias piirivalve, politsei ja piirivalve kolledži direktor nüüd. Aga eile sattusin käima ka Naissaarel, olin merepääste üksusega patrullis ja seal käisime Naissaarel. Seal sattusime minema ka kabelisse. See kabel, mis Naissaarel on, kabel või kirik, ma täpselt ei mäleta, kuidas teda nimetatakse. See kuulub Rootsi Mihkli kiriku alla. Rootsi Mihkli kirikul on Tallinna vanalinnas kirik, siis tema all on veel Pakrisaarel üks kabel või kirik ja ka Naissaarel üks kabel või kirik. Ja seda kabelit teile läksin vaatama ja seal sattus samal ajal tulema ka üks veoauto kohale, kus oli kasti sees hunnika rahvast väga paljude pillidega. Ja sealt hüppas kastist välja ka Tõnis Kark, kes on minu eelkäija siin kaplani ametis. Ja tema poolt ka siis tervitused. Et seal eile siis toimus suur kontsert Naissaarel selles kabelis. Aga nüüd alguseks ma loen piiblist ühe jupi. Räägib siin natukene sõjapidamisest. Ja see on Efeslaste kirjas, mille on üks apostel Paulus kirjutanud. Ja 6. peatükist loen. Viimaks veel, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Ja siit läheb ka edasi, mida saate lugeda, kuidas ennast varustada sõjavarustusega. Päästekiiver, usukilp ja mitmed varustused, mida meil saame selga panna, aga vaimulikult. Kui me varustame ennast Jumalaga, siis me saame seista vastu kurjuse jõududega, mis on siis seotud vaimsete jõududega, mis on saatana jõud. Need on justkui nagu nähtamatud jõud, mida me nagu silmaga otseselt ei näe niimoodi, aga me saame seda kogema läbi inimeste, võib-olla läbi ka iseenda, vastavalt nendele valikutele, mida meist keegi teeb, mida me mõtleme, mida me teeme, mida me ütleme, kas me ütleme head või ütleme kurja, teeme head või teeme kurja või käitume vastavalt. Aga Jumal kutsub või Jumala sõna kutsub meid varustama siis iseendaga, et me hoiaks Jumala ligi, loeks piiblit, mis meid juhatab, mis meid kasvatab ja õpetab meid tundma seda Jumala tahet, kuidas ennast ka korrigeerida, kui me midagi valesti mõelnud või valesti teinud. Sest ikka juhtub nii, et me midagi teeme valesti, kuskil eksime. Aga eksimusse jäämine, see on nagu saatanast. Aga eksimusest loobumine, sellest välja tuleme, selle ära lõpetamine, see on Jumalast. Et me teaksime, mida siis ära lõpetada oma elus, kus lõpp panna, mis kurjades tegudes, kus valetamine lõpetada, petmine lõpetada ja muud sellised valed asjad lõpetada, siis selle juhise annab meile ka piibel. Aga lähme nüüd edasi ja laulame mõned laulud. Olen valinud esimeseks lauluks Sind armastan Jeesus. Sind armastan Jeesus ja sulle ma jään. Sind maailma rõõmudest rohkem
Jeesus küll saab. Sind armastan elus ja surmaski veel, nii kaua kui hingan sind kiituge ja astudes orgu veel soosistan ma. Kui keegi mul kallis, siis Jeesus küll saab. Su kirkuse riigis, kus võidub see õnn, sind armastan rohkem kui suudaksin siin. Seal kingipul kroonis ja laulan vaid ma. Kui keegi mul kallis, siis Jeesus küll saab. Nii, selline armastuslaul Jeesuse vastu. Ja enne laul kõik ma annan Jeesusele. Kõik ma annan Jeesusele, enda talle loovutan. Armastada tahan teda, ikka talle kuuluda. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, tema eest ma kummardan. Pööran selja maailmale, võta mind mu kuningas. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Kõik ma annan Jeesusele, võta nii kui olen ma. Anna mulle vaimu väge ja mind taevast õnnista. Sulle täiesti, sulle täiesti. Kõik on sulle, armas Jeesus, sulle täiesti. Siit lauludest läheme nüüd edasi ja jääme kuulama Ivo käske. Ivo, oled sa meiega? Palun annan sulle üle. Tere hommikust kõigile. Seekordne lugu oli jõuludest. Jõuludeni on ilmselt veel päris tükk aega. Aga nii nagu ikka, et ootame jõule, kui jaanipäev on möödas ja ootame jaanipäeva, kui jõulud on möödas. Aga selline lugu siis, et oli 1914. aasta jõulude aeg. Euroopas käis esimene maailmasõda ja läänerindel elasid Briti ja Saksa sõdurid nädalaid ja kuid kaevikutes, mis paiknesid teineteisest mõnikord vaid mõnekümne meetri kaugusel. Ja nende ülesanne oli üksteist tappa. Mõlemal pool räägiti teise poole võitlejatest kui vaenlastest, mitte inimestest, vaid sakslastest. Mitte inimestest, vaid inglastest või brittidest. Ja propaganda oli teinud oma töö. Kaeviku teisel poolel ei olnud enam isa, poeg, vend ega abikaasa, seal oli vaenlane. Ja räägitakse siis seda, et selle aasta jõuluõhtul hakkas ühel rindelõigul juhtuma midagi ootamatut. Briti sõdurid kuulsid Saksa kaevikutest laulu. Et neil kõlas Stille Nacht, püha öö. Mõnes kohas olid sakslased seadnud kaeviku servale ka väikesed küünaldega jõulupuud. Britid vastasid omalt poolt lauluga.
ja nii kõlasid laulud üle rindejoone terve jõuluöö. Ja järgmisel hommikul sündis midagi sellist, mida sõjaväejuhtkonnad polnud osanud ette näha. Üks saksa sõdur ronis kaevikust välja. Ja siis ronis teine, siis kolmas. Mõnda aega valitses vaikus, keegi ei tulistanud. Ka britid hakkasid ettevaatlikult välja tulema. Ja nii nad kohtusid seal ei kellegi maal. Seal, kus tavaliselt endasid kuulid, seal, kus lamasid langenud, seal, kus pidi valitsema viha. Sõdurid surusid üksteisel kätt, nad vahetasid sigarette, šokolaadi, konserve ja vormikuubede nööpe. Nad näitasid üksteisele pilte oma naistest, oma kallimatest, oma lastest. Ja räägitakse, et mõnes kohas peeti maha isegi jalgpallimäng. Ja mitte, et ükski sõja põhjus oleks olnud kadunud. Kõik riikide tüliküsimused olid alles, erimeelsused olid alles, käsud olid alles, kaevikud olid alles, kõik oli endine. Ainus asi, mis muutus, oli see, et nad nägid korraks teineteise nägu. Nad nägid inimest, mitte sakslast, mitte britti, mitte vaenlast, inimest. Ja kui sa oled vaadanud teisele inimesele silma, kuulnud tema naeru, näinud pilti tema lastest, tema vanavanematest, on temast palju raskem mõelda kuivalt vaenlasest või lihtsalt objektist. Ühes juhtimisraamatus väidetakse, et me kipume teisi inimesi nägema objektina peamiselt 3 viisil. Mõnda inimest näeme vahendina, kes aitab meil eesmärke saavutada. Mõnda näeme takistusena, kes seisab meil ees. Ja mõnda lihtsalt ebaolulisena, sest ta ei mõjuta otseselt meie elu. Mõnikord näeme teist inimest eelkõige selle järgi, mida ta meie jaoks tähendab. Kas ta aitab meid edasi või teeb meie elu raskemaks. Ja vahel selle, kelle me jätame tähelepanuta, siis sellepärast, et ta ei tundu meile oluline. Ja nii võib inimene märkamatult muutuda meie jaoks kategooriaks. Need läänerinde sõdurid avastasid jõulupäeval midagi sellist, mida Jeesus oli õpetanud juba ammu. On raske vihata inimest, kui olete teda tõeliselt näinud. Ja see ei tähenda, et kaovad erimeelsused, see ei tähenda, et kõik saavad korraga sõpradeks. Ega isegi seda, et me mõtleme, et see teine inimene käitub õigesti. Kuid see tähendab, et enne hinnangut me näeme inimest kõige taga. Ja ka meie ümber võib olla kaevikuid, vahel vähem, vahel rohkem. Mõned on poliitilised kaevikud, mõned on põlvkondade vahelised, mõned rahvuste, maailmavaadete vahelised ja mõned isiklike konfliktide vahelised, olgu need siis pisemad või suuremad. Ja mõnikord võib ka meil olla kiusatus näha inimest eelkõige kui juhtumit või narkomaani või rikkujat või kaebajat või probleemi. Kuid iga inimese taga on lugu, mida me sageli ei tea või väga tihti ei tea. Seal on pettumusi, haiget saamisi, hirme, kaotuseid, lootusi, kõike seda, mida me ei näe. Jeesusel oli tähelepanuväärne harjumus näha kõigepealt inimest. Kui teised nägid patust, siis tema nägi inimest. Kui teised nägid tõrjutut, nägid tema inimest. Kui teised nägid rahvavaenlast, siis tema nägi inimest. Ja ilmselt tuleb enamikul meist ette neid olukordi, kus on parem, et me astuksime oma kaevikust välja. Mitte selleks, et loobuda oma veendumustest, vaid selleks, et näha teisel pool olijat sellisena, nagu Jumal teda näeb. Mitte probleemina, mitte objektina, mitte esmalt vaenlasena, vaid inimesena. Ja ma soovin nende väikeste mõtetega täna inspireerida ennast ja kõiki. Ja soovin kõigile kaunist päeva. Ivo, suur tänu. Sa jagasid neid mõtteid ja panid meid nende asjade peale mõtlema. Nüüd edasi, nüüd on meil võimalik laulda laul, panin siin lauliku kinni juba, aga laul Jäägu Jumala rahu see üle. Jumala rahu meid täidaks siin elus igapäevaselt.
jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täitku sind. Tema valguses käi kõigest loodada peal, tema arm jäägu hoidma sind veel. Tema arm jäägu hoidma sind veel. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täitku sind. Tema valguses käi kõigest loodada peal, tema arm jäägu hoidma sind veel. Tema arm jäägu hoidma sind veel. Nüüd saame paluda issand õpetatud palve, meie isa palve. Jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja annan edasi ka Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Sest lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Sest tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.